Tere, mina olen Maarit ja ma võtaksin hea meelega algatuseks, sissejuhatuseks hästi lühidalt natukene aega, et selline kiire esmane ülevaade lihtsalt anda, millega siis Sinulab tegeleb ja missugused lahendused meil olemas on, sest et tegelikult need teemad, millest me täna hakkame rääkima ja lubatud siis oli, et me räägime siis onboardingust ja räägime siis tööandja vara registrist, mis on selles mõttes uued lahendused, et onboardingu me mõtlesime, et me natukene teeme ta ilusamaks, aga nüüd tuli välja, et me tegime ta ikkagi täitsa ümber. Ja see tööandja vara register on siis selline täiesti uus lahendus, mis sündis siis ka koos selle onboardinguga, aga seda saab ka eraldi kasutada. Nõnda, mul on nüüd mõned slaidid ette valmistatud teile ja ma lihtsalt algatuseks, nagu öeldud, räägin siis sellest, mis see Sinulab üleüldse on ja millega me tegeleme. Me ise nimetame ennast juhtimistarkvaraks ja selle põhjusega, et Sinulabis on siis päris mitu sellist sammast, millele kogu see tarkvara lahendus ja idee toetub. Et üks neist on muidugi personalilahendused ja personalitarkvara, aga teine on kindlasti seotud siis tulemusjuhtimise, ütleme siis strateegilise tulemusjuhtimisega ja sealt edasi siis juba selleks, et häid tulemusi saavutada, on vaja ka siis oma organisatsiooni, oma inimesi arendada. Nii et selline töötamise korraldus, andmete haldus, sisemiste töötaja ja juhiga seotud protsesside lihtsustamine on üks teema, tulemusjuhtimine on teine teema ja kolmas põhiteema on siis töötajate arendamine. Aga täna siis pikemalt me räägime onboardingust ja tööandja varast, mis ühest küljest onboarding on seotud siis sellise töötaja juhendamise, töötaja arendamisega ja see tööandja vararegister on rohkem seotud siis sellise administreerivate tegevustega. Minust ka natukene hästi kiirelt. Maarit Vabrit-Raadla on minu nimi. Mina olen Sinulabis arendusjuht, aga kogu minu varasem elu, enne kui ma Sinulabiga alustasin aastal 2015, on tegelikult väga pikka aega olnud seotud nii personalivaldkonna tööga, koolitustega, siis eelkõige juhtimise leadershipi vallas. Praegu toimetan ma ka siis sellise inimkapitali valdkonna strateegilise nõustajana ja lisaks olen siis pere- ja töötaja sõbraliku märgise programmi üks konsultantidest. Nii et kõik see varasem kogemus ja ka praegused tegevused annavad väga kasulikku vajalikku sisendit, et mida personalitöös ja üldse juhtimises vajatakse ja kuhu me liigume, et pakkuda siis ka meie klientidele selliseid lahendusi, mis nende jaoks kasulikud on. Aga juhtimistarkvara siis Sinulabi sellised põhieesmärgid on suunatud ettevõttesiseste või organisatsioonisiseste juhtimisprotsesside toetamiseks, mis tähendab seda, et tegelikult neid toiminguid, mida ma ka täna teile näitama hakkan, saavad teha lisaks peakasutajale, kes tavaliselt siis võib olla kas personalijuht või keegi vastutav kasutaja, aga toiminguid saavad teha ka juhid ja töötajad. See tähendab seda, et nii kui siia sisestatakse uus kasutaja, siis automaatselt on tal olemas personaalne konto, kus ta näeb endaga seotud andmeid ja samamoodi juhil, kus tema siis näeb nii endaga seotud andmeid kui ka siis oma alluvatega ja oma töötajatega seotud andmeid. Ja Sinulabi fookus ei ole mitte sellele, et me loome koha, kus andmeid hoida, vaid fookuses on just nimelt see, et kuidas neid tänaseid olemasolevaid protsesse lihtsustada ja just selle digitööriista abil, et mitte koormata siis nii oma juhte kui oma töötajaid eelkõige selliste administreerivate tegevustega, mis tavaliselt võtavad päris palju aega, vaid anda neile võimalus siis rohkem ka sisuga tegeleda. Aga muidugi ma pean ära ütlema, et tarkvara ei ole selline tööriist, mis lahendab nagu kõik mured ära. Ta lahendab osa muresid ära ja annab päris suure kasuteguri. Aga mis me oleme näinud on see, et teinekord oodatakse tarkvaralt seda, et ta lahendab kõik asjad ära, et seda kindlasti ei juhtu. Et näiteks kui me räägime juhtimisest, siis juhi ja töötaja vaheline selline usaldus ja side ja kontakt, see tuleb luua ikka inimestele, et seda tarkvara teha ei saa.
ja fookuses on eelkõige inimesed ja just selleks, et toetada neid juhtimisprotsesse natukene rohkem ja anda sellist lisaaega administreerimisele kulunud aja arvelt. Ja nagu öeldud, siis on meil 3 põhisammast: tulemusjuhtimine, töötajate arendamine, protsessid ja andmed ja haldus. Ehk et tulemusjuhtimine on see, mida juhid ostavad. Nad tahavad tulemusi, see on nende jaoks oluline. Nüüd väga tihti personaliinimesed keskenduvad sellele, et meie roll on, eks ole, toetada seda inimeste arendamise poolt, aga need 2 asja on omavahel väga tihedalt seotud. Et näiteks, kui me räägime ka täna sellest, et milleks on vaja näiteks digitööriista, saab ju Exceliga ka tööandja vararegistri haldamiseks, siis kui me selle protsessi lõpuks lahti võtame ja analüüsime, et kui palju meil kulub praegu aega nii töötajatel kui näiteks personaliinimestel kui ka siis teistel asjapulkadel, kes kokku puutuvad selle tööandja varaga ja kui palju lahendab siis ära sellist edasi-tagasi saatmist ja kommunikatsiooniprobleemi nii-öelda see digitööriist, et siis me näeme, et tegelikult need sisemised protsessid ja see aeg on juba väga suur kasu, mis me saame siis digitööriistade kasutamisest. Ja kõike seda saadavad siis protsessid ja andmed ja nende haldus. Ja üks minu selliseid lemmikpilte puudutab siis töötaja kogemust. Miks me oleme teinud, hüppab edasi vahepeal. Miks me oleme teinud siis sellise lahenduse, et igal töötajal ja juhil on oma personaalne konto, ongi sellepärast, et võimendada seda töötaja kogemust, aidata seda siis nii-öelda kujundada digitööriistade näol just selle mõttega, et lihtsamad protsessid, kiirem infovahetus, andmete kättesaadavus, läbipaistvus ja kõik sellised toetavad tegevused, mis iganes meeskonnatööks, enesearenduseks ja nii edasi. Et ainult nii saab siis seda tulemusjuhtimist ka toetada. Ja võib öelda, et meil on praktiliselt olemas kogu selle töötaja eluringi jaoks lahendused, kas nad nüüd ütleme niimoodi, et kõikide ettevõtete ja organisatsioonide vajadusi ära katavad. Ma kahtlen, sest väga tihti leiutatakse siis ka selliseid väga unikaalseid lähenemisi, millest soovitakse kinni hoida, aga ma arvan, et sellise põhiosa ja põhivajaduse me suudame ikkagi ära katta. Ja need lahendused on meil siis ka olemas. Hästi lühidalt ka sellest, mida me edaspidi teeme, et praegu meil näiteks ei ole sellist ID-kaardi ja mobiili-ID põhist autentimislahendust, siis selle me just praegu alustasime projektiga ja muud sellised lahendused nagu mobiiliäpp, muudatuste juhtimise moodul, erinevad liidestused ja kindlasti siis ka see nii-öelda tehisintellekti kasutamine nii tulemusjuhtimises kui ka siis töötaja kogemuse mõõtmise osas, kus me siis plaanime sügisest alustada Tallinna Tehnikaülikooli teadlastega sellist ühist projekti. Niimoodi ma rohkem praegu slaide teile ei näitakski, aga läheksin nüüd edasi sinna keskkonda, sinu läbi keskkonda ja saaksite siis juba ka minuga koos vaadata, et mida see keskkond võimaldab ja millised need nii-öelda tänased fookuses olevad lahendused endast kujutavad. Ja ma võtan nüüd lahti sellise vaate, mida näeb iga kasutaja, kes portaali siseneb. Mina antud juhul, ma tõstan ennast siin natukene allapoole, mina antud juhul olen siin üleval paremal, te näete, et peakasutaja rollis ja peakasutaja on nüüd see kasutaja, kes põhimõtteliselt saab kõike teha, kõike, ta näeb kõike, ta saab kõike muuta, teatud asju ta saab ka kustutada, mis ei ole nüüd piiratud ja tema põhimõtteliselt saab kõiki tegevusi teha. Nüüd peakasutaja roll ei ole isikustatud, et näiteks kui personalijuht on ka peakasutaja, siis tuleb talle kindlasti teha ka eraldi nii-öelda isikupõhine roll, et siis ta saab seda portaali kasutada ka tavalise töötajana. Ja kui te nüüd vaatate siia paremale poole, siis siin on kenasti loetletud üles kõik need moodulid, mis meil praeguseks välja on arendatud. See saab alguse siis sellest nii-öelda üldinfost, kus sisestatakse nii struktuur, ametikohad, kasutajad, lepingute info,
isikuandmed ja siin on ka selline nii-öelda helpdeski lahendus. Siis on 2 tööriista, mis on üks on mõeldud enesejuhtimiseks, nüüd on selline natuke privaatsem tööriist igale töötajale. Teamsi lahendus võimaldab siis luua selliseid gruppe, kus kas osakonnad või mingisugused projektimeeskonnad saavad suhelda ja faile jagada ja oma nii-öelda online koosolekuid otsesüsteemis ära pidada. Uus lahendus on kliendihaldus, sellest ma täna pikemalt ei räägi. Siis on selline moodul nagu töötamine, kus on digitaliseeritud kõik puhkustega seotud tegevused. Siin on võimalik koostada siis töögraafikuid, töötajal näha töögraafikuid, siin on võimalik raporteerida tööaega igal töötajal. Palgalahendust meil nii-öelda kasutuses ei ole, ta on küll ette valmistatud, aga meil ei ole ühtegi klienti praegu, aga palgalahendus siis tegelikult maksude arvestust ei hõlma, vaid puudutab ainult siis seda brutotasu arvestust. Siis on majanduskulude lahendus, kus on võimalik teha erinevaid taotlusi, näiteks lähetustaotlus või majanduskulude taotlus, avansitaotlus. Ja siin on võimalik siis nendele samadele taotlustele teha ka aruandeid külge, lähetuse aruande, majanduskulude aruanne, prillihüvitise nii-öelda taotlus ja ka sõidupäevikut on võimalik siin pidada. Ja nüüd siin samas all on siis ka see varade register, millest me täna pikemalt räägime, aga me räägime sellest varade registrist alles siis, kui ma olen natukene juba tutvustanud siis onboardingu osa. Siis on tulemusjuhtimise lahendus, kus on ka erinevad võimalused, eesmärgistamine, käsiraamatud, koosolekud ja protsesside ehitamine. Töötajavestlused on selline klassikaline arenguvestluste lahendus, siis on eraldi koolituste moodul, kus on võimalik siis teha nii, koostada kogu ettevõtte arengutegevuste plaani, luua sisekoolitusi, siis näidata sündmusi töötajatele ja võimaldada neil sinna registreerida ja siin on võimalik siis ka sertifikaate sisestada ja jälgida nende kehtivuse aega. Kompetentside lahendus, mis sisaldab nii kompetentsiprofiilide koostamist kui ka siis hindamistegevusi ja raporteid, siis e-õppelahendus, siin on siis e-koolitused, testid ja ka nii-öelda see online koolitus, mida on siis võimalik kohe reaalajas siin üle kanda. Coachingu moodul ongi nüüd seotud selle tänase onboardingu teemaga, et kui natukene ajaloost rääkida, siis onboarding oli meil tegelikult selle coachingu mooduli osa, et me lähenesime sellele siis kui ühele sellisele võimalikule juhendamisele. Aga nüüd ka tagasiside meie tänastelt klientidelt ja vaadates, mis ootused ka ütleme sellistel potentsiaalsetel klientidel on, siis see onboarding on ikkagi väga palju rohkem kui lihtsalt ühe projekti loomine ja sinna tegevuste lisamine. Nii et selle me tegime siis nüüd põhjalikumalt ümber ja natukene võib-olla ka selliseks visuaalselt ilusamaks sellele nii-öelda töötajale ja tavakasutajale. Nüüd lisaks coachingu moodulile on meil siis ka uuringute moodul, mis tähendab, et on võimalik viia läbi nii sisemisi uuringuid ettevõtte töötajatele, kasutajatele, aga on võimalik siis uuringuid ka väljapoole, näiteks klientidele saata või panna ka oma kodulehele üles mingisugune tagasiside vorm ja värbamise lahendus. Ja värbamise lahenduse osas me oleme teinud ka eraldi seisva veebiäppi, see on siis Sinulab Recruit, et kellel on huvi siis värbamislahendusega tutvuda, ilma et nüüd võib-olla siin päris Sinuläbi nagu lahendust omale tellida, siis saate seda teha 1 kuuga tasuta ja vaadata, et missugused võimalused ja funktsionaalsused seal on. Ja siis on nii-öelda süsteem, mis võimaldab seadistada ja erinevaid andmeid siis jälgida ja lisada siia. Aga nüüd läheme siis onboardingu juurde. Ja ma olen praegu siia vaatesse teinud sellised näidised, siin üleval jookseb siis statistika erinevate staatuste ja projektide kohta. Praegu meil on siis üldse projekte kokku 4 ja aktiivseid projekte ei ole, et on üks projekt, mis on nüüd konkreetsele töötajale tehtud ja tema on algatatud staatuses, mis tähendab seda, et ta on nii-öelda ettevalmistamise faasis, et teda koostatakse alles. Aga põhimõte on siis selles,
et kui näiteks tuleb uus töötaja ettevõttesse, siis lisatakse temale uus nii-öelda onboardingu projekt. Neid projekte on võimalik nüüd ka template'idena ette valmistada selles mõttes, et selle onboardingu ülesehituse saab valmis teha sellise nii-öelda põhjana ja siin on võimalik siis teda sellise nupu abil väga lihtsalt ja mugavalt kopeerida. Ehk et lihtsalt ühe tühja uue projekti lisamine käib väga lihtsalt, me anname talle pealkirja, valime töötaja, ütleme, et mis on tema tööle asumise kuupäev ja valime siit siis ka staatuse. Ja kui nüüd on vaja kopeerida näiteks uue töötaja sisseelamise template, siis me kopeerime ta siit, muudame siis vastavalt need väljad siin ära, paneme selle õige töötaja, valime ta siit nimekirjast pealkirja, lisame tööle asumise kuupäeva ja ütleme, et ta ei ole template, vaid ta on siis nii-öelda ettevalmistamisel algatatud projekt. Nüüd see projekt iseenesest, kui ta on nüüd loodud, siis koostab süsteem talle sellise, no kuidas ma ütlen, dashboardi või sellise nii-öelda vaate. Ja see üks nii-öelda sisseelamise projekt, onboarding projekt on jagatud siis meil 4 etapiks. Ja igal etapil on siis omad võimalused ja oma selline kindel eesmärk. Näiteks esimene, kui te siin vaatate nüüd neid etappe, esimene on siis nii-öelda pre-boarding ehk et tegevused, mis peaksid toimuma enne seda, kui töötaja nüüd tööle asub. Ja siin on 2, õigemini 3 sellist võimalust lisada siis tegevusi. Näiteks just selles pre-boardingu osas on võimalik planeerida töötajale siis tööandja vara. Näiteks, kui te tahate olla kindlad, et töötaja oma esimesel tööpäeval saab siis selle arvuti või mobiiltelefoni kätte, siis te lisate talle siit selle nii-öelda töövahendi, ütlete, et see on näiteks telefonikaart. Ettevõtetel võivad olla ka mingisugused oma koodid, arvestuskoodid, näiteks raamatupidamislikud koodid. Võib-olla tahate siia kirjutada näiteks selle telefonikaardi nii-öelda toote sellise spetsiifilise koodi ja nii edasi, et see kõik on võimalik ka hiljem täita seal nii-öelda õiges põhiregistris, aga siin on kõik need väljad samamoodi olemas. Ja siis te saate valida siit selle inimese, kes vastutab siis selle konkreetse näiteks mobiili või telefonikaardi üleandmise eest. Ja mida see lahendus võimaldab, on see, et te planeerite nüüd siia näiteks ka üleandmise kuupäev, et see võiks olla mingisugune konkreetne päev, näiteks esimene tööpäev või siis ka natukene varem ja planeerite siia selle inimese, kes selle eest vastutab, siis on võimalik saata neid teavitusi ka nendele vastutajaks määratud inimestele. Et nad saavad siis hakata ette valmistama, meili peale tuleb neile automaatne teade selle kohta ja kui nüüd juhtub, et ta sellel õigel kuupäeval annabki selle telefonikaardi üle, siis ta märgib lihtsalt, et ma olen üle andnud selle, aga seda saab märkida siis ainult see nii-öelda määratud vastutaja siin. Mina praegu seda ei salvesta, ma näitan teile neid asju, mis ma olen siia juba lisanud. Et kõiki neid lisatud asju saab siis vaadata siit ja saab ka siis peakasutaja ja töötaja, uue töötaja otsene juht saavad siis ka muuta, et vastutaja ja töötaja ise neid muuta ei saa, aga teatud ülesanded, mis nendel on määratud, nad saavad siis märkida need ise tehtuks, mis ei eelda sellist nii-öelda teise inimesega nii-öelda suhtlemist. Kohe näitan edasi. Nüüd siin all need, mis on rohelisega märgitud, need on sellised automaatsed teavitused, mida on võimalik töötajatele saata, mida on võimalik jällegi ette planeerida. Näiteks valite siit teavituse, annate talle pealkirja, valite siis mitu päeva enne tööle asumist see välja saadetakse. No näiteks paneme 3 päeva ja siis on võimalik koostada ka teises vaates need nii-öelda kirjamallid,
näiteks paneme sulle siia 4. teavitus sinu e-posti konto ja ütleme siia, et uus e-posti konto. Ja nüüd see kirjamall kopeeritakse siia, see info läheb siis töötajale ja siin on võimalik siis kasutada ka automaatselt täidetavaid väljasid ja siin muidugi saab muuta seda teksti, kui on vaja, aga et võimalikult lihtne oleks ja siis on võimalik see kohe ka siin salvestada. Nii et nüüd me näeme siin, et uus e-posti konto ja see saadetakse siis vastaval kuupäeval välja. Et võib-olla ma ei tea, kas teie kasutate selliseid asju, aga näiteks selle sama preboardingu all on võimalik töötajale siis määrata ka see nii-öelda tere tulemast pakk. Et me ütleme, et me tahame anda tere tulemast paki, ütleme, et millal see üle antakse talle ja jällegi ütleme, et kes see inimene on, kes selle eest vastutab ja süsteem saadab siis talle automaatselt teateid. Siis on onboarding, teine etapp, kus inglise keeli öeldakse selle kohta ka siis nii-öelda orientation, et ta on selline sisuline osa, kus siis uus töötaja tutvub näiteks ettevõttega, kohtub siin erinevate inimestega, siis on võimalik talle siin määrata näiteks, et ta ise omal käel töötab läbi mõne käsiraamatu või tutvub juba siis olemasoleva protsessiga, mis tähendab seda tegelikult, et kui nüüd ettevõte tahab neid lahendusi kasutada, siis tal peab olema ka tulemusjuhtimise moodul kasutuses ja põhimõtteliselt need 3 asja on kõik selles tulemusjuhtimise moodulis. Aga kuidas see siis välja näeb, ongi see, et näiteks klikates sellel lingil viiakse siis töötaja käsiraamatute vaatesse, kus ta siis näeb kohe, et näed, siin on ohutuse käsiraamat, siin praegu mul ühtegi dokumenti all ei ole, aga näiteks võib-olla siin mõni teine käsiraamat, siin on näha, et siia on lisatud mingisuguseid dokumente, mida ta saab siis lahti klikata ja iseseisvalt läbi töötada. Ja need tegevused saab ta märkida hiljem tehtuks, just need tegevused, mis ei eelda siis teise inimese või vastutaja olemasolu. Nii et siit on võimalik siis lisada käsiraamatuga tutvumist, nii-öelda assignida konkreetseid käsiraamatuid protsessidega tutvumist või määrata siis kohtumisi ja koosolekuid konkreetsete inimestega. Õppimise etapis on võimalik siia lisada e-õppe kursusi, mis peavad siis olema valmis tehtud siinsamas e-õppe moodulis. Ka on võimalik siit teste lisada ja on võimalik siis ka määrata töötajale, et ta peaks osalema nendel nii-öelda face-to-face koolitustel, näiteks mingisugused sisekoolitused, kus uuel töötajal on kohustuslik osaleda. Et näiteks siin on üks disainmõtlemise töötuba ja siin on siis e-koolituste vaade, kus siis ta saab lahti võtta ja vaadata, et siin on erinevad materjalid talle lisatud. Nii et kõik hästi mugavaks ja lihtsaks. Ja nüüd see lõpuosa, 4. etapp ehk kokkuvõtte osa on mõeldud siis selle jaoks, et kui nüüd näiteks ettevõttes on kasutusel arenguvestluste lahendus, siis on võimalik siit lisada talle juba ka nii-öelda sellesse sisseelamise perioodi aja juurde siis selline esimene näiteks katseaja lõpu arenguvestluse dokument, aga see peab olema siis tehtud valmis selles samas vestluste lahenduses. Ja siit on võimalik lisada ka siis uuringuid, näiteks kui tahate küsida mingil hetkel sisseelamisprotsessi või värbamisprotsessi kohta või tahate küsida siis sellise personaalse tulemuslikkuse kohta, siis neid uuringuid on võimalik siit lisada ja kõikidele nendele saab ka panna siis tähtaja juurde. Ja mida see inimesele tähendab, on see, et tema jaoks luuakse selline ilus ajaline vaade kõikidest nendest planeeritud tegevustest, et nädalate kaupa näidatakse siis ära, et koosolek, ohutusega töötamine, siin ta saab siis märkida näiteks, et mul on tehtud see asi, ma lugesin selle äriprotsessi läbi
Siin on siis e-koolitus, mille ta peab tähtajaks läbima ja siin on igasuguseid muid tegevusi ka veel. Kõik, mis siis on vajalikud selleks, et ta ilusasti sisse saaks elatatud sellesse programmi. Ja töötaja pääseb ise ligi endaga seotud siis onboardingu sellele plaanile. Seda plaani näeb tema otsene juht ja loomulikult siis peakasutaja ja selle plaani tegevusi saavad siis ka teha inimesed, kes on määratud vastutajaks. Näiteks kui Henn on määratud vastutajaks, et tema annab kätte töötaja vara, siis tema saab teha siin toiminguid ja öelda, et see on nüüd kätte antud või siis Pille. Või siis, kui on tegemist näiteks kohtumisega, eks ole, et kohtub Ivoga ja kohtub Kallega, siis saavad nemad märkida need tegevused omakorda tehtuks. Nii, ma mõtlen, kas selle osas on ka vaja veel midagi lisada. Aeg läheb linnutiivul. Ma liiguksin siis edasi selle sama tööandja vararegistri juurde. Hiljem saame arutada, kui teil on tekkinud näiteks selle onboardingu osas küsimusi. Ja nüüd see tööandja vararegister tegelikult oma olemuselt on selline lihtne tabel. Et kohe tekib hea ülevaade sellest, missugust tüüpi varasid on välja antud. Kui teil on koodid lisatud, siis on see veel eriti hea, näiteks hiljem on võimalik otsida siit. Siin on olemas siis selline kogu tabelit puudutav tekstiotsing. Saate näiteks töötaja kaupa või siis ka mingi koodi kaupa, millel on oma kindel määrang, otsida siit vajalikku informatsiooni, et ei pea siis kogu tabelit, mis võib mingil hetkel väga-väga suureks minna, läbi lappama ja nii-öelda silmadega siin otsima. Aga mida siin siis teha saab? Siia tulevad nüüd automaatselt need tööandja varad, mis onboardingus on sisestatud, nii et topelt ei pea kuhugi mitte midagi sisestama. Aga nüüd tööandja vara saab lisada ka siit samast sellest vaatest, sest näiteks kui nüüd ütleme, see sisseelamise aeg on läbi ja töötajale antakse veel lisaks mingisuguseid vahendeid, siis nende lisamine käib kõik sellest varade registri vaatest. Ja jällegi see nii-öelda õiguste reegel on sama, mis kõikide teiste vaadete puhul. Töötaja näeb ainult endaga seotud varade registrit. Kui ta on nüüd kusagile määratud vastutajaks mõnele teisele inimesele, siis ta näeb ka kõiki neid varasid. Juht näeb iseenda ja kõikide oma alluvate varasid ja peakasutaja näeb siis absoluutselt kõikide inimeste, kes siia sisestatud tabelisse on, varasid. Tabelit saab sortida igatepidi, nagu öeldud, saab otsingut lisada ja siin on võimalik siis ära märkida sellist informatsiooni, et muidugi, kes on töötaja, kellele see vara anti, üleandmise kuupäev, et millal vara anti, üle, kes oli see inimene just tööandja poolelt, kes andis selle vara üle ja kui nüüd vara on antud, siis saab märkida selle ära, et ta on tõesti üle antud töötajale. Ja siis on täpselt samamoodi võimalik siia märkida ära ka tagastamise andmeid. Ja see kõik näeb siis välja väga lihtne. Me lisame siia selle vara nimetuse, selle vara ID-koodi, mis tavaliselt on siis, näiteks arvutitel on see hästi pikk, eks ole, numbrijada, siis näiteks raamatupidamisliku arvestuskoodi või kui te tahate näiteks teha elu lihtsamaks ja eristada võib-olla IT-tarvikuid ja mingisuguseid tööriideid ja nii edasi, siis võib lihtsalt anda nendele eritüüpidele siia oma koodi, et hiljem on võimalik jälle väga mugavalt neid sortida lihtsalt. Siis valitakse töötaja, kellele see vara antakse, üleandmise kuupäev, kes on see isik, kes vastutab selle vara üleandmise eest töötajale ja kas ta on siis üle antud, et kas linnuke või mitte veel linnuke, et selle saab siis hiljem ka lisada siia. Ja tagastamise kohta samamoodi informatsioon. Et jällegi, et ma lihtsalt rõhutan seda, et paljudes ettevõtetes antakse seda vara üle siis sellise ringkäigu lehe abil, kuhu nii see vara üleandja kui ka vastuvõtja, siis vastavalt kas töötaja või siis ütleme see nii-öelda vastutaja
panevad siis ka oma allkirjad, aga meie digitaalselt jah, seda allkirjastamise lahendust praegu siia lisanud ei ole, et pigem hetkeseisuga võiks öelda, et see on rohkem suunatud sellele, et pidada arvestust. Et see tarkvara kindlasti ei lahenda seda ära, kui keegi nüüd väga pahatahtlikult midagi siia muutma tuleb, eks ole, ja tahab sellist, kuidas öelda siis, valeinfot siia sisestada, mis iganes eesmärgil, siis seda me kindlasti vältida praeguse seisuga ei saa, aga mida me oleme mõelnud näiteks on see, et see sõltub nüüd jällegi, et kuidas kliendid selle lahenduse vastu võtavad ja kasutama hakkavad, aga me oleme ise väga huvitatud järgmistest arendustest. Ja üks mõte, mida me mõlgutanud oleme, on see, et võib-olla teha siia üks selline lisaraport, kus on siis võimalik see nii-öelda töötaja leht PDF-ina kas siis luua, kas salvestada siis oma arvutisse kuhugi või siis välja printida ja näiteks kas või hakata sinna allkirju võtma, kui see allkiri nii oluline on. Aga muidu ütleme, kogu see tabel võimaldab siis ka isikupõhiselt kõik sellise ülevaate saamise igal juhul ilma ka printimata ja eraldi failidena võimaldab igal juhul. Aga jah, et me oleme igati valmis seda ka edasi arendama, et ma ütleks nii, et see on selline esmane ja üsna lihtne baaslahendus, aga kindlasti on siin võimalusi, kuidas seda saab ka edaspidi parendada, nii et kui teist saab kunagi sinu läbi kasutaja, siis me igal juhul ootame väga palju ka tagasisidet selles osas. Nii et suur aitäh ja ilusat päeva jätku teile kõigile!